tulem ilmselgelt ületas minu ootusi. Väga hea. Ma arvan, et üks peatükk erametsanduse tugisüsteemi arengukavast on sama hästi kui kokku kirjutatud. See tähendab seda, et see tuleb mul nüüd elektrooniliselt sisestada. Ja mida ma teen? Ma jätan sellesse dokumenti esimese hooga 6 visiooni, 7 missiooni, oli see vastu, sest mõne oli paar tükki kohe, ja päris suure hulga eesmärki. Et siia me panime kõige põhilisemad sõnad, et mis võiks olla Erametsakeskuse visioonis, ehk siis, et asjatundlik ja asjatundlikult suunatakse erametsanduse arengut nagu üldiselt. Kindlasti jääb 2020. aastaks veel metsandustoetuste korraldamine ja selle kokkuvõtteks võtsime kokku, et Erametsakeskus võiks olla tugiüksus. Ilus eestikeelne lühike sõna. Missioon on aidata kaasa riikliku ja Euroopa Liidu toetusrahade toel erametsanduse tugisüsteemi arengule kõikidel tasanditel, et tagada erametsaomanike puiduline ühistegevus ja metsade heaperemehelik kasutus. Kõigepealt selle kuuldu kohta, mis praegu ette kandi, oli küll kihtvärk. Mulle meeldis kuulata ja mulle meeldis see, et tuli just neid lennukaid mõtteid ja Indrek korra tegi natuke kriitilist märkust ühe missiooni osas, kus ei olnud see toetuste poolt sees. Ma mõtlen ka tervikuna, et kuigi meie töö on väga palju toetuste maailmaga seotud, see tegelikult meie töömahust ikkagi lõviosa ju võtabki, siis tegelikult toetuste temaatika siin ju ei domineerinud, vaid ikkagi mõeldi seda, mõeldi laiemalt, et kuidas erametsandusest asja paremaks saada. Kuigi me olime organisatsioonis pidime kinni olema, eks ole, aga mõtted läksid avaramaks ka, et kuidas erametsas asja paremaks saada. Väga hea. Et me ei positsioneeri ennast ainult sellise raha välja jagava asutusena, vaid mõtlekski natuke laiemalt, et mis selle tulemusena kuskil muutub. Millega oli siis tegu? Et tegu oli siis resistograafiga, aparaat siis puurib, ehk siis mõõdab puidu vastupanu ja ehk siis mida tihedam meil on puit, seda suuremat vastupanu ta siis osutab sellele puurile. Et puuril on otsas siis selline et puur on siis selline paari millimeetrine puurikene, mis siis puuritakse puidu sisse ja aparaat siis mõõdab iga 0,1 millimeetri tagant siis puidu vastupanu. Ja selliselt meil on siis võimalik määrata puidu seisukorda ehk siis mis toimub puidus sees. Ja kõige üldisem on siis see, et me saame määrata siis puidu tihedust siis, et siis esineb selline graafik, kus siis graafikul siis on üles-alla jooned ja need tipud siis iseloomustavad puidu tugevamat osa ehk siis sügispuidu osakaalu ja nõrgemad ehk siis need alumised osad siis on siis kevadpuidu osakaal. Ja selliselt on meil siis võimalik määrata palkides, katuskonstruktsioonides, erinevates kohtades puidu tugevust ja jääkristõiget, et anda siis hinnangut, et kas me peame selle palgi välja vahetama või mitte, et kas tal on veel piisavalt puitu sees alles või mitte.
et lihtsalt siis säästa vanu hooneid ja võimalikult siis säilitada seda kultuurilist väärtust, mis meil on. Et väga hea moodus nii-öelda poolpurustavalt siis kontrollida hoonetes puidu seisukorda. Kas seda teenust saab nagu tellida kuskilt mingisugusest firmast või selleks ongi vaja pöörduda Eesti Maaülikooli poole, kes oma riistaga tuleb kohale ja teeb selle mõõtmise ära? No on võimalik ka Eesti Maaülikooli pöörduda, et on võimalik pöörduda ka Eesti Maaülikooli poole ja siis meie usinad spetsialistid, teadlased tuleme kohale ja vaatame asja üle siis, et loomulikult võimalik. Oluline seen meie mändidel on uus invasiivne punaveetaudi tekitaja Mycosphorella piini. Näete siin okkaid, sellele haigusele on väga omane see pilt, kus okastele tekivad punased, erkpunased vöödid. Omakorda nendele vöötidele tekivad siis tumedad viljakehad. Aga põhiline esimene väline tunnus on just erkpunased vöödid okastel. No siin antud juhul on praegu musta männi okkad, Pinus nigra. Temal paistavad hästi ilusti need punased vöödid välja. Harilikul männil on tegelikult pilt täpselt sama. Selliste sümptomitega okkaid võite te näha nüüd just märtsis, aprillis, kevadel kuni maikuuni või isegi kuni juunini välja. Edasi tuleb selline nende sümptomitel või sellel haigusel selline vaheaeg ja uuesti näete neid sümptomeid jällegi septembris, mõnikord ka augusti lõpus, kuni siis hilissügiseni, isegi talveni välja. See haigus on uus invasiivne, praegu hetkel ka karantiinne, mis sisuliselt tähendab seda, et taimlates seda seent olla ei tohi ja kui seda seal on, siis need taimed kuuluvad hävitamisele. Selles mõttes tasub kindlasti jälgida ja vaadata, et teie taimed oleksid temast puhtas. Nüüd metsas on ta meil levinud tegelikult üle Eesti jällegi. Alates kõigepealt tegelikult esmaleid pärineb 2006. aastast. Peale seda 2007 leidsime teda juba harilikult männilt ja 2008 oli juba üle Eesti levinud. Tema puhul on oluline see, et ta on lõunapoolse päritoluga ja tema juures on veel huvitav asjaolu, et ta nakatab väga palju erinevaid männi perekonnaliike üle maailma. Ta on levinud väga paljudes maailma riikides ja kõigel lisaks veel kahjustab ta ka kuuske. Ta on leitud harilikult kuuselt, teda on leitud ebatsuugalt, teda on leitud lehise liikidelt. Nii et väga mitmetel okaspuuliikidel leviv seen. Nüüd, mis tema puhul on tähtis, kindlasti inimesi huvitab see, et aga kuidas teda siis tõrjuda saab. Et jah, tõrjumisega on sedamoodi, et esiteks ja enne, kui temale mingit head tõrjet välja pakkuda, tuleb uurida selle seene bioloogiat, õigemini selle patogeense seene bioloogiat. Me tahame teada, mil moel ta meie Eesti looduses käitub, kuidas ta puid kahjustab, milline on see mõju, kuna on selle seene eosed levivad. Ja seene eoste levik on oluline ja ta on oluline sellepärast, et selle abil me saame hinnata, milline peaks olema tõrjestrateegia. Kui me seda seene bioloogiat ja eoste levikut ei tea, seene bioloogiat üldiselt ja eoste levikut, siis on väga raske öelda, milline see tõrjestrateegia olema peab. Jah, me võime rahvusvahelisest kirjandusest lugeda erinevaid viiteid, kuidas ja millega teda tõrjuda, aga tihti ei ole tähtis see isegi millega tõrjuda, vaid oluline on see, et kuna, mis ajal tõrjuda.